Tere hommikust! Mul on väga hea meel näha teid siin täna Telia majas sellel imelisel reedel ja tervitan ka sind, kes sa meid veebi vahendusel vaatad. Alustame kauaoodatud Roheähi lõpusündmusega. Mina olen Noortekeskkonna nõukogu president, minu nimi on Brigitta ja palun siia ka Meri-Liisi ja Ilona. Nemad on ka täna minuga siin ja koos me seda päeva siis läbi viime. Kui teil praegu tekkis mõte, et mis asi see Noortekeskkonna nõukogu on, siis te võite mõelda niimoodi, et noored said aru, et võiks nagu keskkonnaga seoses teha paremaid otsuseid ja tegevusi ja siis mõtlesid, et kuidas nagu teisi aidata. Siis moodustasid gruppi ja mõtlesid häid ideid välja, siis nõustasid omavanusteid ja ka täiskasvanuid. Kõike selleks, et Eestimaa loodus püsiks sama hea ja läheks veel paremaks. Aga mis meid täna siis ees ootab? Vaatame Roheähi tulemusi, siis me tuleb prügihunt, kellega me mängime mängu ja peale seda lähme õue ja õues vaatame, kuidas Kuusakosk, MTÜ Lilleküla, vabatahtliku päästjate ja kiirabi ühisõppust. Ka meie sõber politsei ootab meid seal ja saame ka magusat üllatust. Aga kindlasti, kui te täna teete pilte, siis ärge unustage kasutada Roheähi hashtagi, selleks ongi #rohejaht. Ja ka sina, kes sa meid veebis vaatad, siis Facebooki laivis on kommentaarium avatud, jaga meiega, mis sulle täna meeldib, mis mõtteid tekkisid ja oma küsimusi. Aga ilma pikema pajatuseta kutsun kampaania korraldaja Mari-Liisi lavale selleks, et annab meile Kuusakoski Roheähi kampaania tulemustes ülevaate. Tere kõigile, aitäh sulle, Brigitta. Ja kuna teil juba käed on soojad, siis ma palun ühe hästi-hästi suure aplausi praegu, sest et Rohejaht tulemused on teie ees. 14 000 last üle Eesti tegi väga tubli töö. Palun kõvem aplaus! Aitäh! Ja loosi tahtel vaid mõnisada teist sai kutse sellele sündmusele siia koha peal. Ülejäänud 14 000 ja veel mõned lapsed on meiega virtuaalsed, nii et soe tervitus kõikidele, kes meid vaatavad live-ülekandes. Ja see aasta koguti kokku üle 1,2 miljoni teekülje ümbrise ja rohkem kui 3,5 tonni vana elektroonikat, mis kõik siis suunati õigesti ja uuesti taaskasutusse. Ja meil on hästi hea meel selle üle, et osalejaid oli absoluutselt igast maakonnast üle Eesti, mis tähendab seda, et Eestimaal ei ole maakonda, kus ei oleks keskkonnateadlikku noort või lasteaialast ja meil on selle üle tõesti siiralt väga-väga hea meel. Aga te kindlasti juba teate ka seda, et Rohejaht on koondanud ju enda alla varasemad kampaaniad. Vanasti oli külmümbriste jaht ja nutijaht. Paljud, kes osalesid nendes kampaaniates varasemalt, tõstke käsi julgesti. Väga hea, väga paljud on kursis, aitäh. Ja läbi aastate, aitäh, ikka võib plaksutada. Läbi aastate on kõikide nende kampaaniatega kogutud 19 miljonit teekülmümbrist ja 10 tonni vana elektroonikat. Ja meil on osalenud üle 84 000 Eesti noore, et see on fantastiline tulemus. Ja kui panna see niimoodi pildi keelde, siis 10 tonni vana elektroonikat on selline autohunnik umbes, mõelge, nüüd selline hunnik vana elektroonikat olete aidanud õigesti suunata käitlusesse. Ja kui 19 miljonit teekülje ümbrist, nad on sellised tillukesed 3 senti läbimõõduga, panna niimoodi järjest kõik, siis see moodustab kokku 570 kilomeetrit, ehk sisuliselt saaks Tallinnast Kaunasesse minna. Aga kogu see kampaania läbi aastate on saanud juhtuda tänu ühele ettevõttele ja ma soovin siinkohal tänada ja tunnustada aktsiaselts Kuusakoskit, kes on oma südame asjaks võtnud Eestimaa noorte harimise ja jätkusuutliku käitumisviisi. Nii et ma nüüd palungi lavale aktsiaselts Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa.
Tere! Kas mind on kuulda? Väga tore. Kui me Kuusakoskis 10 aastat tagasi alustasime küünlajahiga, siis meil ei olnud õrna aimugi, et sellest kasvab nii suur kampaania, nagu see täna on saanud, et tegemist on Eesti kõige suurema keskkonnakampaaniaga, kus noored kaasa löövad ja need noored, kes 10 aastat tagasi olid alles üsna väikesed ja käisid kas lasteaias või koolis, nemad on sirgunud täna juba sellisteks teismelisteks noorteks ja nemad on tulnud meil appi seda kampaaniat korraldama, et siinkohal suur tänu teile. Aga tegelikult ei saaks seda kampaaniat mitte kuidagi läbi viia, kui lapsi ei aitaks õpetajad, vanemad, vanavanaemad, kõik suured inimesed, kes juhivad, suunavad, aitavad need küünlaümbrised lõpuks Kuusakoskisse ära tuua. Ma olen ülimalt tänulik, et te olete võtnud selle vaeva ette, aidanud lapsi ja et see on kasvanud nii suureks. Ja kindlasti tahaksin tänada veel siinkohal meie koostööpartnereid. Meil on neid päris palju, neid oli siin foyees näha nii mitmeidki. Ja koostööpartneritega on selline tore lugu, et me Kuusakoskis üksi suudame küll päris palju ära teha, aga koos koostööpartneritega me suudame kindlasti veelgi rohkem ja jõuame veelgi kaugemale, et suur tänu teile. Aitäh kõigile teile ja ilusat päeva! Vau, millised vapustatud tulemused! Ja aitäh Mari-Liis ja Toomas, aga ma palun teid korra tagasi lavale selle ajaks, et tänada kõiki osalejaid, kes siin täna on ja selleks palume lavale gruppide juhendajad anda teile üle tänukirja kampaania osalemise eest. Palun lavale juhende igast grupist ja meiega on täna siin Kilinge-Nõmme lasteaed, Krõll. Juhendaja, palun lavale. Märjamaa gümnaasium, Tallinna Kullatera lasteaed, Geeni põhikool, Tallinna Liivaku lasteaed, Tõrva gümnaasium, Kiili lasteaia Kangrumaja, Kose lasteaed Päevalill, Jüri gümnaasium, Kaiamaa kool, Järvapesa lasteaed, Loksa gümnaasium, Pangapealse ja Vääna-Jõesuu lasteaed, Tallinna Lilleküla gümnaasium, Kaiu kool, Nurme kool, Rapla kesklinna kool, Adavere põhikool ja Jõgeva lasteaed Rohutirts. Suur aplaus! Ja samuti täname neid, kes ei saanud koha peale tulla ja vaatavad meid veebi teel. Olete megatublid ja kõik te saite e-mailiga virtuaalse tänukirja, mida saate personaliseerida ehk lisada oma grupi nime või teha lastele nimelised tänukirjad. Lisaks saab iga grupp kaasa rohejahi lauamängu, mida saab koolis hiljem mängida. Ja te leiate selle lauamängu rohejahi kodulehelt ehk siis rohejaht.ee. Suur tänu juhendajatele, kes näitavad noortele eeskuju ja aitavad korraldada kampaanias osalemist. Ja aitäh Eestimaa lapsed ja ärge unustage, et iga kogus loeb ja need, kes said lõpusündmusele, oli puhas õnn ja rõõm. Järgmine kord võite juba teie siia sattuda. Nii, suur töö on tehtud
ja tuletame teile ikka meelde, et te olete suureks eeskujud teistele noortele ja me oleme uhked teie saavutuste üle. Nüüd aga õpime prügi sorteerides nii selgeks kui võimalik ja selle jaoks kutsun lavale rohesõbra Riina. Plaksutame! Juhuu! Nii, vaatame, kui hästi mind nüüd kuulda on. Kui kaugel on kõige kaugemad? Vaatame, keegi seal tagant lehvitab mulle, igal juhul tundub nii, et kõik näevad ja kuulevad. No nii, minu nimi on tõesti Riina ja mina olen tulnud teile täna rääkima natukene loodusest, räägime puudest ja põõsastest, aga rohkem räägime hoopis sellest prügist, mis siis on sattunud loodusesse ja nendest jäätmetest, mis on meil siin maa peal kodus või koolis või lasteaias järgi jäänud ja kuidas nad on pahasti sattunud loodusesse. Ma tean, et te tegelikult ei oodanud siia lavale mind, vaid te ootasite siia prügihunti ja see prügihunt tegelikult kohe tuleb, laseme tal natukene niimoodi rahulikult sisse välja hingata seal, et ta on tegelikult valmis juba teie ette tulema, aga natukene läheb veel aega. Ja et seda sissejuhatust teha, siis tegelikult ma tahaksin alustada hoopis kaugemalt ja praegult on meil hea võimalus, et me näeme aknast välja ja kui te nüüd vaatate sinna aknast välja ja vaatate taevasse, siis te ei näe suurt midagi, sest pilved on täna taevas. Aga mina tahaks, et te näeksite peaaegu kosmosesse ja vaadake, lugu on selline, et prügi on jõudnud isegi kosmosesse. Kas keegi oskab kohe mulle hüüda siin publiku hulgast, kuidas prügi satub kosmosesse? Tuulega päris kosmoseni ei jõua. Jah, mõni paha tegelane visata ka ei jõua. Keegi hoiab seal kätt püsti. Ei, ta tahab mulle hoopis lehvitada. Teate, kosmosesse jõuab see prügi niimoodi, et me saadame kosmosesse väga palju erinevaid aparaate ja ilma nende aparaatideta me üldse enam elada ei oska. Me ei saa muidu telefoniga rääkida ka. Need aparaadid seal kosmoses aitavad meid, aga lugu selline, kui need aparaadid lähevad seal üleval katki, siis me ei oska neid enam tagasi kutsuda. Ja vaadake, nüüd need aparaadid jäävad sinna tiirlema. Kas keegi oskab öelda, kuidas neid aparaate nimetatakse? Satelliidid, täpselt. Muidugi. Ja need satelliidid nüüd tiirlevad seal ja lugu on selline, et ega me päris täpselt ei tea ka, kuhu nad seal tiirlevad. Ja teine mure, ja see on veel kõige suurem mure, on see, et ega me ei oskakski neid sealt ära tuua. Ja nüüd ma vaatan teile sügavalt silma ja ütlen teile, teie peate olema tublid. Te peate käima ära oma lasteaia, mitu kooli käima läbi ja ühel ilusal hetkel jõuate te sellisesse ikka, kus teie teete otsuseid ja siis olete teie juba nii targad, et teie hakkate ka kosmost koristama. Meie täiskasvanud inimesed seda praegult veel teha ei oska. Õnneks on maakera peale niimoodi inimkond loodud, et iga järgmine põlvkond on targem kui eelmised, nii et kui teie olete minuga ühe vanused ükskord, siis teie olete kindlasti minust palju targemad. Vot, kas te võtate selle asja ükskord ette? Ja tubli ja mida kõike te seal kosmoses näete, seda ma ei teagi, sest et mina pole sinna kunagi elus sattunud ja tõenäoliselt ei sattu ka. Aga nüüd tuleme sealt kosmosest maa peale tagasi. Vaadake, maakera peal on ka sellised kohad, kuhu inimene see jalg üldse ei astu, aga kus on palju prügi. Mis koht see küll võiks olla? Ei, prügimäele me saame minna ja saame seal astuda. Kuhu me üldse astuda ei saa? Vette ei saa astuda, tublid. Vaadake, on olemas väikesed veekogud, kuhu on mõnus astuda, need on porilombid. Ja siis on olemas jõed ja järved, kuhu on ka võimalik ujuma minna. Ja on olemas ka mered, aga kõige suuremad veekogud on ookeanid. Vot täpselt. Ja need aparaadid seal kosmoses, need satelliidid pildistavad ja filmivad maakera. Ja vaadake, nad näitavad meile, et ookeanidesse on tekkinud prügisaared. Need saared ei ole sellised, kuhu me saame peale astuda, vaid need saared koosnevad, ma korraks näitan ka, millest need saared koosnevad. Mul on siin mõned näidised kaasas. Teate, need saared koosnevad nendest limonaadipudelitest põhiliselt, mis meil on siin maa peal tühjaks joodud. Ja neid on seal tohutult palju. Ja oleneb sellest, kuidas tuul puhub. Kui see tuul puhub natukene ühtemoodi, siis need saared on nagu natukene tihedamalt kokku lükatud. Ja kui see tuul puhub natuke teistmoodi, siis need pudelid hõljuvad natukene üksteisest kaugemale ja see saar läheb veel suuremaks. Aga põhimõtteliselt näeb see saar välja nagu üks paks kapsasupp näiteks. Ja nüüd need pudelid on sinna kuidagi moodi sattunud, kohe ma räägin ka, kuidas see pudel sinna võib sattuda, aga enne ma ütlen seda, et nende pudelitega on üks selline lugu, et nad lagunevad. Mis maitsega on ookeani vesi, mis te arvate?
soolane, täpselt. Nii soolane on see vesi, et ta lagundab seda väikest pudelit, aga ta ei sula seal päris ära, vaid jäävad järgi imetillukesed tükid. Kas te teate, kuidas seda tükikest nimetatakse? Mikroplast. See on väga väike tükikene, see on nii väike tükikene, et meie oma silmaga ei näe ja kala ka ei näe ja veeloom ka ei näe. Ja muidugi, kui see veeloom ja kala seal vee sees ujub, siis see mikroplast satub talle kõhtu ja tõenäoliselt hakkab tal kõht valutama. Seda me ei tea, sest ta ei ütle meile seda, aga ühel ilusal hetkel sööme meie kala ja siis võib see plast sattuda juba meile kõhtu ja meie kõht ei ole ka ette nähtud plastiku söömiseks. Vot selline lugu on selle merega ja ookeaniga. Nii et tegelikult ükski pudel ei tohiks mitte kunagi vette sattuda. Aga nüüd osa prügist vajub põhja. Vaadake, muidugi need on suured õnnetused. Kui näiteks mõni laev vajub põhja, see on väga kole lugu, aga siis looduskaitsjad juba teavad, et varsti on oodata reostust, sellepärast et laev läheb põhja tõenäoliselt koos kütusega. Ja kui see kütus hakkab sealt välja tulema, siis see on väga ohtlik loodusele, see on väga ohtlik kaladele, loomadele ja sellele veele ja ka inimestele. Aga siis juba loodusteadlased teavad, et on vaja see kütus sealt kohe pinnalt kokku korjata ja hakkavad kohe tegutsema. Aga teate, sinna põhja vajub ka palju väiksemaid asju ja kui ma nüüd teile ausalt ütlen, siis ega me tegelikult täpselt ei tea, mis sinna põhja vajub ja kui palju seal prügi on. Mure on nimelt selles, et see prügi vajub sinna ookeani põhja, aga ookeanid on väga sügavad. Meil on küll mõned aparaadid, millega saab minna sinna ookeani põhja. No ma ei tea, kas nüüd just kõige sügavamale, mõni ookean on seal 11 kilomeetrit sügav, eks ju. Jah, aga kuskile 3 kilomeetri sügavusele minnakse küll nende aparaatidega. Ja teate, siis me näeme, mis seal põhjas on. Me näeme ka neid asju, mis seal põhjas juba ammust aega on, aga mure on selles, et me ei oska neid kätte sealt saada kuidagi moodi. Ja nüüd praeguse seisuga siis need asjad, mis sinna põhja on vajunud, need nüüd seal lagunevad. Me ei tea täpselt, kas keegi ka sööb neid, me ei tea täpselt, kui ära nad lagunevad, aga igal juhul on nad seal põhjas ja segavad nad seda loodust. Ja tegelikult on nüüd selline lugu, et see ookeani põhja koristamine jääb ka teie kanda. Te ise arvate, et te olete juba praegu väga suured. Olete suured või olete väikesed? Suured. Aga mina olen siis vana, jah? Jaa. Tänan väga. Et mina olen juba tõesti nii vana, et mina tõenäoliselt sinna ookeani põhja enam ei lähe seda ookeani põhja koristama, sellepärast et tehnoloogiat, tehnikat ei ole veel. Aga teie olete praegult just täpselt sellises õiges vanuses, et 20 aasta pärast, kui teil on mõni ülikool ka järsku selja taga, vot siis olete saanud nii targaks ja oskate ka ookeani põhjad korda teha. Nii et tegelikult see on hirmus oluline, sest me praegult ei tea, millega see reostus seal hakkama saab, kui mürgiseks ta selle vee võib muuta. Aga nüüd ma rääkisin sellest, mis on siin veekogus pinna peal ja rääkisin sellest, mis on põhjas, aga siia nüüd vahepeale jääb tohutu hulk vett, kus on ka prügi. Vaat kui teie lähete randa, pärnakad lähevad sinna oma randa, Tallinna inimesed lähevad Pirita randa või kus iganes lähete randa ja vaatate sinna mere peale, siis teile tundub tõenäoliselt, et kõik on väga ilus ja puhas. Ja niimoodi kaugelt vaadates tundubki, et on puhas. Aga tegelikult see niimoodi ei ole, sest vaat selle suure vee sees hõljub seda prügi väga palju. Ühed koledad asjad, mis seal hõljuvad, on kalapüügivõrgud. Ja kui tõstke käsi, kes on kalal käinud. Kalamehed on siia tulnud või? Oi, väga tore, laske käed alla. Aga kas keegi on võrguga ka kala püüdnud? Jeerum. Kus kohast te tulete sealt tagant keskelt? Pärnumaalt või? Kus niimoodi võrguga kala püütakse? Tõrvas püüatakse. Olgu. Nii, et tõesti võrguga on võib-olla tõesti väga hea seda kala püüda, aga teate, ookeanides on võrgud väga pikad. Need võrgud on isegi nii pikad, et võivad olla kilomeetri pikkused. Teate, kui pikk on kilomeeter, eks ju? Pikk. Ja kui nüüd see võrk kogemata sealt laevakülast lahti tuleb ja jääb sinna ookeani hõljuma, siis see võrk on väga ohtlik loomadele ja kaladele. Ja kui täna see võrk hõljub siin kohas, siis kui me tahame talle järgi minna, siis selleks ajaks, kui meie sinna oma laevaga jõuame, on see võrk hõljunud juba mitusada kilomeetrit kuskile mujale ja ta on jälle meie silme alt väljas. Nii et me tegelikult ei tea, kus see prügi seal vee sees on. Ja kui nüüd mõni kala või mõni veeloom jääb sinna prügi sisse kinni, siis tegelikult selle asjaga on nüüd selline lugu, et tal ei ole mobiiltelefoni taskus, et ta helistaks mulle või teile, et tule mulle appi või helistab oma sõbrale, eks. Nende kalade ja loomadega on seal veekogus niimoodi, et kui ta ise suudab ennast välja rabeleda, siis ta pääseb ja kui ta ei suuda välja rabeleda, siis ta
see asi lõpeb talle väga kurvalt. Nii et selles mõttes nad on seal vees, need loomad ja kalad, ja nad on seal väga hädas, aga me teame isegi, et kuskil see häda võib olla, aga me ei leia neid kalu ja loomi ülesse. Vaadake, ükskord mina nägin näiteks sellist asja televiisorist, et üks kilpkonn, teate, et vee sees ujuvad ka kilpkonnad, jah? Merekilpkonnad, et tema oli olnud üks tillukene kilpkonn, selline umbes nii tillukene, väike kilpkonn, kui tema oli ujunud läbi ühe rõnga. See oli selline plastrõngas, millega muidu tavaliselt toitakse limonadipudeleid koos. Ja ta ujus läbi selle rõnga, aga koledal kombel see rõngas jäi talle siia keha keskele kinni. Õnneks sai ta edasi ujuda ja toitu leida ja ta ujus ja kasvas, aga see väike kilpkonnakene kasvas nüüd niimoodi, et pool kilpkonnast kasvas ühele poole rõngast ja pool kilpkonnast kasvas teisele poole rõngast. Ja kui see kilpkonn nüüd kätte saadi, siis muidugi hirmus ettevaatlikult võeti see rõngas sealt keskelt ära, aga päris elu ei ole nagu multifilm, et käib mingisugune plõks ja kilpkonn on õige kujuga. Ei ole niimoodi. Nüüd see kilpkonnakene peab terve oma elu lõpuni sellise teistsuguse kehakujuga elama ja keegi on selles süüdi. Keegi inimestest on selles süüdi. Me ei tea, kas see rõngas visati maha siin Eestis või juhtus see Aafrikas. Me ei tea, kas see rõngas visati maha 5 aastat tagasi või 50 aastat tagasi. Prügi jääb loodusesse väga-väga kauaks. No vot, sellised kurvad jutud ka teile siia vahele, nii et tegelikult me peame hirmus tähelepanelikud olema selle loodusega. Ja teate, see loodus saab ilma meieta tegelikult hästi hakkama, aga meie ilma looduseta ei saa hästi hakkama. Ja see tähendab seda, et me peame nii, kuidas me saame seda loodust hoida. Nüüd ma võiksin teile rääkida aga metsast ja puudest ja igasugustest teistest toredatest asjadest, aga ma arvan, et te tahaksite natukene ennast vahepeal liigutada ja täna mina ütlesin küll, et hakkame tantsima laulma, aga öeldi, et ei saa täna tantsida ja laulda, vaid täna tuleb rääkida ainult tarka juttu ja sellepärast ainukeseks liigutamiseks on teil nüüd aplausi tegemine ja mitte mulle. Ma kohe räägin teile. Nüüd me peaksime kutsuma välja prügihundi. Ja, see oli praegu ainult sissejuhatus, te olite väga tublid, te pidasite selle sissejuhatuse ilusti vastu, aga nüüd kutsume välja selle hundi. Kõigepealt ma ütlen teile, et need, kes nüüd vahepeal hunti ei näinud, üldse osad lapsed jõudsid siia hiljem, et see hunt, see vana hunt, ta on juba, kui vanad teie olete? Öelge mulle. Te olete alles nagu titekesed või? Ei ole titekesed, ei ole titekesed. Olgu, lugu on selline, see hunt tegelikult on ringi liikunud siin Tallinna piirkonnas. Ta on selline Tallinna hunt, muidu metsloomad linnadesse ei tule, aga temale meeldib siin linnas elada ja ta on siin ringi liikunud juba väga kaua aega, rohkem kui 15 aastat. Ja ta on õpetanud lapsi ja nüüd, kui ma ütlen 1, 2, 3, siis tõstavad käed ainult need lapsed, kelle lasteaias või koolis on see prügihunt külas käinud. 1, 2, 3. Vaadake, kui vähe. Laske käed alla. Ennem just prügihunt ütles mulle, ennem kui see üritus algas, et me oleme ju kõiki lapsi näinud ja nüüd ta näeb, et Eestimaal on veel rohkem lapsi, kui tema näinud on. Nii et tegelikult me oleme käinud läbi väga paljud lasteaiad ja koolid, aga me ei ole igale poole jõudnud. Ja õpetab see prügihunt siis loomulikult prügi sorteerimist. Enne veel, kui teete aplausi, paar tähtsat asja. Kuidas nimetatakse sellist asja, kui me ühte sorti prügi paneme ühte prügikasti ja teist sorti prügi paneme teise prügikasti? Seda nimetatakse prügi sorteerimiseks, jah. Aga nüüd üldse tänase päeva kõige tähtsam küsimus. Ja see küsimus on selline, miks prügi tuleb sorteerida? Vaikust, las see, kes käe tõstis seal, see tüdruk, ütle kõva häälega. Ütle. Ja see on ka kindlasti põhjus, veel väike poiss hoiab kätt püsti seal. Ütle. Ja me rääkisime täna alguses nii palju loomadest, et nüüd me räägime päeva lõpuni loomadest. See poiss siit ees ütleb, miks prügi tuleb sorteerida? Miks tuleb ühte sorti prügi ühte prügikasti panna, teist sorti prügi teise? Ütle. Hingata ei saa, jaa. Need on kõik peaaegu õiged, seal üks tüdruk on hästi pikalt käsi püsti. Ütle sina ka veel. Kõik vastused on õiged, aga kõige tähtsamat vastust pole veel tulnud. Olgu, ma ütlen teile. No ütle mina, ütle sina ka veel ja siis ütlen mina.
õige, tuli nüüd hea vastus ka. Sinul oli ka õige ja kõigil teistel oli ka õige. Teate, kui me prügi sorteerime, siis me saame need vanad asjad kasutada uuesti ära. Ja kui me seda ei sorteeri, kui kõik prügi pannakse ühte prügikasti, siis midagi uut me sellest enam teha ei saa. Natukene täpsemalt sellest prügi sorteerimisest ja taaskasutamisest räägime siis, kui hunt on siia jõudnud. Ja nüüd käed niimoodi aplausiks valmis. Kui ma ütlen tähelepanu valmisele läks, siis tuleb plaksutada nii kõvasti, et peopesad on punased. Olete valmis? Kas keegi kardab ka või? Kes kardab, hüppab nüüd oma õpetajale sülle. Olgu. Tüdrukud võivad hüppata poistele sülle. Ja. Mis ei? No poisid hüppavad siis tüdrukutele sülle. Kuulge, te ei ole mitte millegiga nõus. Ärge hüppake siis kuskile. Tähelepanu. Valmis olla ja aplaus. Prügihunt. Tule välja kõvemini. Tule minu juurde. Tule siia ettevaatlikult. No nii. Vaadake, lugu on praegu selline, et kuigi prügihunt tahaks kindlasti ka hästi palju kõva häälega rääkida, siis talle ei antud mikrofoni. Mikrofon on ainult minul siin. Nii et kõik, mis ta ütleb, ma tõlgin teile. Kuule, vaata nüüd sinna laste poole. Kas sa oled kõiki neid lapsi näinud? Jaa, päris palju tuttavaid lapsi. Ta ütleb, et jaa, on läinud. No kuule, kas sa mõne lapse nime mäletad ka või? Ühe nimi oli Uku. Ühe nimi oli Uku. Kas Uku on siin? No nii palju siis Ukust. Nüüd teeme niimoodi. Me ei jõua kättpidi kedagi ära tervitada. Vaata, ära väga lava ääre peale astu. Me ei jõua kättpidi kedagi ära tervitada. Nüüd teeme niimoodi. Mina ütlen 1, 2, 3 ja teie ütlete kõik oma nime. Aga kõva ja selge häälega. 1, 2, 3. Nii, vaatame kohe, mida see prügihunt kuulis. Mis sa kuulsid? Mis on tüdruku nimi, mis sulle kõrva jäi? Trillalla. Trillalla. Ai, tüdrukud on trillallad. Olgu. Aga mis on poisi nimi, mis sulle kõrva jäi? Poisin on Trullalla. Trullallad. Olgu, teeme niimoodi. Täna on tüdrukud trillallad ja poisid trullallad ja nii täna jääb. Ja kui te pärast hundiga kohtute siin koridoris, siis te võite öelda oma päris nimed ka talle. Nii, prügihunt. Ma tean, et sinul on plaanis täna siis teha siin üks väike prügi sorteerimine. Aga kas sa oleksid nõus sellise asjaga, et ma kõigepealt tutvustan ruttu prügikastid ära? Jaa, meil on siin hästi palju prügikaste. Meil on hästi palju prügikaste. Lugege ära, mitu prügikasti mul kaasas on. Loetakse niimoodi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja siis on 6. 6 on õige vastus. Ma ütlen teile, tegelikult mina olen näinud juba ka selliseid kohtasid, kus veel täpsemalt sorteeritakse, eks ju, neid asju. Aga tõesti, kui me suudame igaüks teist ja meist ja emad ja isad ja vanaemad, vanaisad ja õpetajad ja kõik võimalikud inimesed, kes siin maamuna peal elavad, kui 6 prügivastki vahel me suudaksime prügi õigesti ära sorteerida, siis me oleksime juba väga-väga tublid. Nii, aga nüüd tähelepanu. Prügihunt, kust poolt me alustame prügikastide tutvustamist? Alustame biojäätmetest. Nii, biojäätmed, osad näevad pilti ka, osad võib-olla ei näe, aga kohe ma seletan ära. Siia pildi peale on kirjutatud biojäätmed, märk siin kõrval on siis biojäätmete märk ja pildi järgi on näha, et siia prügikasti võib panna erinevaid vanaks läinud toidujäätmeid. Ja emmedel issidele tuleb öelda, et poest ei tohi nii palju toitu osta, et see kodus pahaks läheb. Eestlastel on komme jube palju süüa osta. Meil on selline tunne, et me peame kõik poed tühjaks ostma, aga poest või kodus läheb lõpuks toit pahaks. Nii palju ei tohi osta, aga siia võib panna ka kartulikoored, munakoored, pähklikoored, närtsinud lilled, väikesed kondid. Nii, kui me nüüd selle kraami oleme kõik kokku korjanud ja kui meil oleks aega, umbes aasta aega seista siin prügikasti kõrval, siis me näeksime, mis siin toimub. Mis te arvate, mis asi siin aasta pärast tekib? Öelge kõva häälega. Kompost ehk muld, oli õige vastus? Oli õige vastus. Nii, et biojäätmetest me saame uut mulda ja nüüd teeme niimoodi, et mina ütlen lause alguse ja teie ütlete kõik koos sellele lausele viimase sõna. Biojäätmetest tehakse uut. Natukene kõvemini oleks vaja öelda. Nüüd ütlesite valel ajal. Mina ütlen lause alguse ja teie ütlete lõpu. Biojäätmetest tehakse uut. Vägev. Nii, järgmine prügikast on siis paber ja kartong. Vana paber on siia prügikasti või ka jäätmekonteiner ja seda võib nimetada ka jäätmekonteineriks. Nässu läinud joonistused, vanad katkised raamatud, vanad ajalehed lähevad siia.
ja vot sellele paberile tuleb ükskord järele paberitehase auto, viib selle paberitehasesse, kus vanast paberist tehakse uut paberit. Ja mitu korda ma paber ütlesin praegu? 7 korda ütlesin paber. Olge tähelepanelikud. Nii, ja aga nüüd mõni küsimus veel paberi kohta. Millest muidu tavaliselt paberit tehakse? Puidust, õige. Aga mida puud annavad meile, mis on hirmus vajalik? Hapnikku annavad, täpselt. Kumbat meil siis rohkem vaja on, kas paberit või hapnikku? Ja teate, see on päris tore, kui teie selle paberi kokku korjate, sest tänu sellele jäävad mõned puud metsa alles. Ja teate, kui tänu minule jääb üks puu metsa alles, aga Eestimaal elab väga palju inimesi, kui igaüks paberi kokku korjaks, jääks terve metsatäis puid alles. Ja see on tegelikult väga oluline. Ja teate, no teie võib-olla ei ole nii palju maakera ringi reisinud kui mina. Ja ma võin teile öelda, sellise ilusa metsaga maid on tegelikult päris vähe. Meil on väga vedanud, et meil on nii ilus mets. Nii. Lähme edasi järgmise prügikasti juurde ja järgmine prügikast või jäätmekonteiner kannab mul pealkirja plast, metallpakend ja joogikartong ja märk on selline. Pildi järgi, kõigepealt plast, muidugi need limonaadipudelid, jah, väiksemad ja suuremad, aga ka paljud teised. Nii läbipaistev plast on olemas, kui on olemas ka selline plast, mis läbi ei paista. Metallpakend, no loomulikult kõikvõimalikud konservikarbid, jah, mis on teile kõigil teada tuntud ja tõenäoliselt aeg-ajalt ikkagi külmkapis mõni konservikarp on. Ja viimaseks sõnaks on nüüd joogikartong ja vaadake, siin on kirjutatud kartong ja siia on kirjutatud kartong, aga joogikartong on tegelikult teile kõigile tuttav asi. Te olete ju näinud selliseid piimapakid, mahlapakid ja veel igasugused jogurtipakid. See käe vahel tundub, nagu ta oleks papist, jah? Aga tegelikult, et see mahl ei hakkaks siit välja tilkuma ja et ta säiliks natukene kauem aega, siis on siia peale ja siia sisse kleebitud mitu erinevat kihti, nende hulgas ka plastikukiht. Ja kuigi käe vahel ta tundub, nagu ta oleks kartongist ehk papist, siis me ei tohi teda siia paberi ja kartongi hulka panna, sest see plast on siin küljes ja me tegelikult ei saa seda enam siit kätte. Ja sellepärast otsustati, et joogikartong peaks minema ka pakendi prügikasti. Nii, ja nüüd tähelepanu, siia prügikasti peab panema ka kõikvõimalikud kommikotid, piimakotid, saiakotid, krõpsukotid, kõikvõimalikud sellised kotid. Ja nüüd ma võtan siit välja ühe asja, ma võtan 2 asja välja. Nii, ma olen jube kaugel teist. Vot selle te tunnete küll ära, isegi kui ma oleksin kilomeetri kaugusel teist, jah. Mina mõtlesin, et järsku te ei näe, aga need on tõesti kommipaberid. Ja vaadake, kui imelik lugu on selle kommipaberiga. Nimelt asi on selline, kommipaberit enam üldse paberist ei tehta, juba ammu enam. See kommipaber on kõik plastikust ja vaadake, nimi on jäänud talle kommipaber. Ja nüüd esimene kodune ülesanne teile tänasel päeval ja see ülesanne on selline. Lähete koju, võtate oma pere kokku, koosoleku teete ja mõtlete kommipaberile välja uue nimetuse. Ei saa olla kommipaber, kui ta ei ole tehtud paberist. Muidu on niimoodi, et meie prügihundiga käime nagu 2 papagoid mööda lasteaeda ju koolimajasid ja räägime, et kommipaber ei ole paber. On ju nii? Jah? Mis sa, sul on juba sõna meeles või? Ütle. Plastikapaber. No ma seda sõna paberit sinna üldse ei tahaks. Katsu kuidagi mingi selline asi välja mõelda. Ärge praegult mõelge või no mõelge, aga ärge praegu öelge. Öelge need oma emadele, isadele, nemad ütlevad õpetajatele, õpetajad saadavad selle sõna Eesti Keele Instituuti ja kui nemad hakkavad seal plaksutama laua ümber, vot siis see sõna sobib ja siis me saame eesti keelde uue sõna. Nii. Nüüd pakendid. Ja lugu on selline, et mida siis uut tehakse nendest pakenditest. Enamus nendest pakenditest tehakse uued pakendid. Aga tegelikult näiteks see prügihundi särk ja minu särk on tehtud juba plastikust. Ja noh, väikestele lastele võib-olla ei ole see asi nii hoomatav, aga suurtele inimestele ma võin öelda, et siin lähema 50 aasta jooksul tõenäoliselt kõik meie riided tehakse plastikust. Sest meil ei ole võimalik enam seda puuvilla kasvatada nii palju, et teha nendest riideid, sest et inimesed tahavad süüa. Jah, me peame põllu peal kasvatama selliseid asju, mida saab ära süüa ja riideid teeme varsti plastikust. Vaat elu läheb sinna kanti. Nii, aga enamus nendest pakenditest tehakse tõesti uusi pakendeid.
no nii, ma lähen nüüd järgmise prügikasti juurde ja vahepeal mul oleks vaja teada, et kui kaua ma võin rääkida või ei või rääkida ja kui kaua mul aega veel on, aga mina lähen siia järgmise prügikasti juurde. Klaaspakend, märk on selline ja loomulikult sobib siia panna kõikvõimalikke asju, mis on klaasist. Ja mis selle klaasiga edasi tehakse, siia võib panna muidugi ka kõikvõimalikud klaasikillud. See klaas läheb sulatamisele, sulanud klaas näeb välja umbes nagu vedelmesi ja sellest vedelast klaasist saab nagu naksti teha uued purgid ja pudelid. Nii ja läheme järgmise prügikasti juurde. Vaata ära siit lava pealt alla kuku, vahetas kohad ära. Sa tahad ise nüüd keskel olla, jah? Ja nii, ohtlikud jäätmed, märk on selline ja pildi järgi on näha, siia satuvad väga paljud sellised asjad, mis meil igapäevaelus on täitsa kasutusel ja me tegelikult sugugi ei mõtle kogu aeg, et nad on ohtlikud. Aga kui me neid valesti kasutame, siis nad on ohtlikud. No näiteks patarei, jah, näevad kõik, nüüd mul on nii tilluk asi käes. Patarei, vaata, patareid me julgeme käes hoida, võib-olla te isegi julgete ise telekapuldil patareisid vahetada, aga selle patareiga on selline lugu, et siin patarei sees on üks imepisike tilgake väga mürgist vedelikku, mida nimetatakse happeks. See ei tohi sattuda käte peale, jalgade peale, ammugi mitte suhu ja see hape siit seest ei tohi sattuda ka loodusesse. Vot sellised asjad peaksid siis sattuma ohtlikute jäätmete prügikasti või jäätmekonteinerisse või kas te olete näinud, on olemas ka patarei kogumise kastid? Jah, vot sinna võite ka selle patarei ära tuua. Nii, ja veel on mul siia siis joonistatud, no näiteks aegunud arstirohud, siia on joonistatud erinevad katkised aparaadid ja näiteks on joonistatud ka sellised kõikvõimalikud, noh näiteks värvid ja puhastusvahendid ja ma ei saa nüüd neid purke teile nüüd saata sinna ringkäigule, aga siin purkide peal, kaamera võtab nüüd meid hästi lähedalt, näitab, siin purkide peal on sellised punased märgid ja need punased märgid näitavad, et siin sees on midagi natukene ohtlikku. Jah, siin on näiteks tuleohtlikkuse märk ja siin on keskkonnaohtlikkuse märk peal ja need märgid siis näitavad ka seda, et kui sa selle purgi pead kuskile ära viskama, siis ta võiks sattuda siia ohtlikute jäätmete prügikasti. Miks siin peal on aparaadid, teate? Veel üks kurb teadaanne teile. Maakera peal ei ole mitte ühtegi aparaati, mis ei läheks katki. Kas teil kodus pesumasin on? Tolmuimeja on? Külmkapp on? Televiisor on? Röster on? Elektrine ambari on, arvuti on ja kõik need lähevad lõpuks katki. Vaat selline paha lugu on ja nüüd, et need katki läinud aparaadid ei jääks kuskile metsa alla, sest metsa all oleksid nad mitu sada aastat, ja? Siis meil oleks vaja need aparaadid kätte saada, sest nende aparaatide seest annab välja võtta selle materjali, millest saab teha uusi aparaate. Nii ja nüüd me jõuame siis nüüd ja mida siis uut tehakse? No vot, me kasutamegi ohtlikutest jäätmetest ära selle materjali ja teeme uusi asju. Aga nüüd viimase prügikasti juurde. Ja selle viimase prügikasti nimi on segaolmejäätmed ja meie tegelikult hundiga tahame, et see oleks ainult nagu tagavara prügikast. Me tahame, et sinna jääks võimalikult vähe prügi. Sinna prügikasti peab sattuma ainult see asi, mis mujale ei sobi. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et on mõned asjad, mis kusagile mujale praegult ei sobi. No näiteks seal mingisugused mänguasjad on sellised, mingisugused jalanud, võib-olla mingisugused lauanõud. Kes oskab öelda, miks on siia kass joonistatud? Jah, see on hundikass. Sest et kellelgi teisel sellise roosaninaga kassi ei ole. See on hundikass ja ta joonistas siia oma pissiva kassi. Ja tõesti, selle kassiliiva võib siia panna, aga tänapäeval on need klassiliivad ka väga erinevad ja nad juba natukene nagu muutuvad ja et pakendite pealt tuleb lugeda ka, et kuhu kohta mingi asi tuleb panna. Ja teate, ega inimesel on ju mõistus peas, eks ju? Ja vaadake, kui teil on mingi asi, mille te tahate visata ära, siis te peaksite mõtlema niimoodi, nagu mina praegu teile näitan. On siin käes, mis see on? Nuustik. Kas sellest uut mulda saab teha? Aga uut paberit saab teha? Aga näiteks võib-olla ta on mingi pakend. Aga võib-olla ta on klaasist. Aga võib-olla ta on väga ohtlik. Vot, kui ta mujal ei sobi, vot siis paned alles siia viimasesse prügikasti. Nüüd, et see prügi ei jääks meid maakera peale segama, siis see prügi läheb tõesti suurtes põletusjaamades põletamisele. Ja? Kodus prügi põletada ei tohi. Isegi kui sa ei näe, kodus prügi põletades tekib mürgine suits ja see satub sulle ninasse ja see on tõesti väga mürgine ja see suits ei tohi sattuda ka loodusesse. Aga seal põletusjaamas seda suitsu ei teki, tekib soojus ja soojus saadetakse teile lasteaedadesse ja koolimajadesse, et teil oleks seal soem käia.
ja vaadake, kui kõik inimesed maakera peal oleksid nii tublid, nagu mina praegu näitasin teile, siis prügimägesid ei ole, me saame kogu prügi kasutada ära ja loodus on puhas. Rääkisin õiget juttu või? Kas selles jutus oli midagi, mida te ei teaks? Ei olnud. Ma tegelikult ütlen teile, et kõik need asjad, mis ma praegu rääkisin, on teil tegelikult juba ammu selged. Aga teate, kui see tarkus on ainult teil peas, siis ei ole sellest mitte mingisugust kasu. Selle tarkuse järgi tuleb ju tegutseda. Ja täna, kui te lähete õhtul koju, räägite selle sama jutu, mida mina praegu rääkisin oma emale, isale, vanaemale, vanaisale ja kassile ja koerale edasi. Ja kõik peavad hakkama prügi sorteerima. Võib-olla kassile ja koerale tuleb mitu korda rääkida, aga küll nad ükskord aru saavad. Vanaema, vanaisa saavad kõigepealt aru. No nii, aga nüüd on lugu selline, et prügihunt, kas sa oled prügi sorteerimiseks valmis? Me teeme prügi sorteerimise mängu. Siin on liiga palju lapsi praegu. Ja vaadake, kui me ükskord jõuame teie lasteaeda või kooli külla, siis me teeme igale rühmale või klassile eraldi prügi sorteerimise. Praegult me teeme hoopis teistmoodi ja meil on selline väike üllatus teile, et meil on 2 sellist superstaari siin ja me teeme siia maha nüüd prügimäe ja nemad üldse seda juttu ei kuulnud. Ja me kutsume nad siia välja ja siis nemad hakkavad sorteerima. Ma usun, et nad küsivad ka teie käest siis, kuhu midagi tohib panna ja vaatame, kuidas neil välja tuleb. Aga kes meil siis täna siin prügi sorteerimiseks välja on valitud? Ei, konna me jätame praegu sinna. Minimal Wind, bändi liige, Paula on esimene ja kui ma ütlen tähelepanu valmis on läks, teeme tugeva aplausi, sest ennem nad ei tule siia. Paula tuleb esimesena, aplaus talle! Ja teiseks mängijaks me võtsime täna Gameboy Tetrise. Tähelepanu valmis olla, läks, aplaus talle! Ja kõigepealt ma küsin, kuulge, kas te kuulsite ka, mida ma rääkisin või ei kuulnud? No ühe kõrvaga. Natukene kuulasid. Nüüd on selline lugu, prügihunt aita mind, me teeme siia maha väikese prügimäe. Teie ülesanne on kõik need asjad, mis me siia praegult paneme, ilusti õigetesse kohtadesse panna. Okay. Ja kui te nüüd tahate midagi abi, siis põhimõtteliselt on teie aitajateks lapsed. Oota, ma panen siia veel natuke. Nii. Nii palju. Okay. Võttis ohkama. Nii, meie seisame siin nurga peal ja kõigi lastega koos ütleme tähelepanu, valmis on läks. Tähelepanu! Nii, ja ma ütlen, et kuigi kodus on aega tavaliselt prügi sorteerida rahulikult, siis vaatame, kuidas nendel läheb. Okei, see mulle tundub on mingi õhuvärskendi purk. Jah. Siin tõesti on selline tulemärk peal. Vaata siia. Ma arvan, et see võib olla küll ohtlik jääde. Jah. Õige, tublid, lapsed aitavad ka. Aitäh! Tuunikala, see vist ohtlik küll ei ole. See ohtlik ei ole ja mina ei kardaks seda. Pildid aitavad pakun, et see võib olla metallpakend. Metall, jah. Jah. Õige. Nii, aga mis võiks olla see? See on vana telekapult. Jah. Siin märk ei ole peal, aga siin on ikka mingi elektroonika ilmselt sees. Ohtlik, tublid, te võite neile hüüda küll vastuseid. Aitäh! No nii, siin on vana pehme mängu asi. Katkine. Segaolme jäätmed. On jah. Segaolme jäätmed on meil siinpool otsas. See on siin, jah. Jaa, tubli. Kuulge, nad võtavad asja väga tõsiselt ja väga aeglaselt. Tõstame tempot. Pane piima kott. See on plastpakend. Tavai, kiiremini. Nii, aga ma kunagi ei tea, mida munakarbiga teha. Kas see on pakend? Vaata, mida see hunt seal paitab. Biojäätmed või? Nii, samal ajal kui nemad siin selja taga sorteerivad, sorteerige, ma räägin teile 2 sõna munakarbist, las nemad Oota, sa ütle ära, mis sul tahtsid panna? Ja, mul on plastikust mingisugust. Ei, need ei ole plastikust, need on päris. See on päris vorst ja see on päris sai. Lõhnast on aru saada. Nii, kuhu need päris vanad toidud lähevad? Biojäätmed. Jah, ei, järgmisesse. Ja, tubli. Kommipaber, seda ma kuulsin küll. Las nemad sorteerivad, mina räägin vahepeal munakarbist. Selle munakarbiga on nüüd selline lugu, et see on tõesti paberist. Aga selle paberiga on selline asi, et munakarbid tehakse juba mitu
mitu korda ümber töödeldud paberist ja tegelikult on lugu selline, et munakarbist me enam uut paberit teha eriti ei saa. Sellest ei jää kvaliteetne paber ja õnneks, kui sa paned munakarbi koos banaanikoortega sinna prügikasti, siis see munakarp muutub ka mullaks. Prügihunt, aita mulle, pane siia. Kuule, aga üks küsimus. Nii. Kui meil on klaasist purk ja sellel on metallist kaas, kas Vaata. see on ikkagi klaaspakend? See on ikkagi klaaspakend, selle metallist klaanega on selline lugu, et kui see purk niimoodi, see läheb kõigepealt tükkideks ja siis see gaas jääb sinna klaasikildude vahele, aga ta sõidab sellise magneti alt läbi ja need metallkorgid hüppavad ise sinna magneti külge. No nii, oi, te olete väga tublid siin, teil on veel natukene jäänud ja muide pärast me teeme kontrolli ka. See on ohtlik. Need on segaolme. Nii, ja pildid ka aitavad teid natukene. Vana elektroonika. Nii, prügihundi juukse koolutaja. See on ka segaolme. Aitäh. Nii. Nii, need on küll ohtlikud kõik. Me tegelikult väga tähelepanelikult ei vaadanud, võib-olla tulid mõned vead ka sisse. See on plast. Kommipaber. Tubli, Paula leidis, et kommipaber läheb plastikust. Pastakas. Oota, vaata. Otsi pilti. Ma joonistasin. Kui ta on James Bondi pastakas, siis ta läheb ohtlikutesse jäätmetesse. Aga kui ta ei ole James Bondi pastakas, siis ta läheb... Ehk siis siia. Jah. Tubli. Nii, kõigepealt me teeme nendele tugeva aplausi. Aga see oli kõik alles algus, sellepärast, et nüüd me kontrollime ära, millega nad hakkama said ja kas nad said mingi asjaga ka õigesti hakkama. Paneme selle laua siia. Ja prügihunt, sina otsustad, kust me pihta hakkame. Biojäätmetest. Ma loodan, et te nüüd näete ka, me kallame selle jäätmekonteineri siia niimoodi laiali. Nii, ja hunt hakkab meile ka andma infot siis. Näiteks, pahaks läinud maasikad, pirnid, õunad, ploomid läheb biojäätmetesse, õige. Siis käime poes, ostame jube palju igasuguseid toiduaineid ja need lähevad kodus pahaks. Ja ei tohi veel kord ütlen nii palju toitu osta. Nüüd banaaniga ka, vaadake, ikka meile maitseb banaan, eks ju, ja banaanikoored jäävad Banaan lehvitas meile praegu. Vaadake, jaa. Kui banaanikoored võite ära visata, banaani enda peate ikka ära sööma. Nüüd selle banaaniga on nüüd vaadake selline lugu. Sööte selle banaani ära, kõht on täis ja meel on hea. Kui te selle banaanikoore viskate siia õigesse prügikasti, siis ta muutub meile uuesti kasulikuks. Kui te selle sama banaanikoore viskate kuskile suvalisse prügikasti, siis ta ongi prügi ja ta ei ole meile enam kasulik. Nii et niimoodi tuleb iga asja puhul mõelda. Banaanikoored lähevad sinna ja see munakarp läheb ka sinna ja kas olid kõik õiged asjad? Ja üks tugev aplaus neile! Teeme niimoodi, kui nendel on prügikast õigesti sorteeritud, siis saavad nemad punkti. Kui on valesti sorteeritud, siis saame meie hundiga punkti. Nii et nad on praegult 1-0 läinud ette. Järgmine prügikast on paber ja kartong. Ja nässu läinud joonistus. Siis vanad ajalehed. Vana nässu läinud katkine vihik. Ja vana katkine raamat. Kas kõik oli õige? Aplaus ja teine punkt. Oi, sorry. Nii, järgmine on meil siis pakendite konteiner, jäätmekonteiner. Vaatame, kas me saame nad kõik siia panna. Nii, hakkame pihta kust kohast. Nii, hakkame siit pihta. Läbipaistev plastik. Läbipaistmatu plastik. Ja teate, see on hambapasta, jah? Ja vaadake, ega siis kõik punased märgid ei tähenda, et ta on mürgine. Näiteks siin on punane märk, mis näitab, et ta on apelsini maitseline, eks ju, jah? Et kui sa mingit punast märki näed, siis sa pead ikka jälle kasutama oma mõistust ja vaatama, mis märk see on. Nii, siis konservikarp. Siis võtame saiakoti ja piimakoti. Õige, siis võtame krõpsukoti, kommikoti. Ja kas keegi mäletab, kuidas seda materjali nimetati? Joogikartong. Ma ütlen 1, 2, 3, siis teie ütlete joogikartong. 1, 2, 3. Ja kommipaberid. Kõik oli õige, aplaus neile. Nii, järgmine prügikast, klaas. Ahaa, olgu, siin on see üks klaaspurk. Minul oli kaasas ainult üks klaas. Oot, ettevõtlikult. Hoia siin.
nii, minul oli kaasas üks klaaspurk, siin see klaaspurk on. Tegelikult klaas on iseenesest ühel ja samal ajal väga hea materjal ja väga halb materjal, eks. Vaadake, kui plastpudel kukub maha, siis seda saab ju edasi kasutada, aga kui klaas kukub maha, mis juhtub? Läheb katki täpselt ja siis seda enam kasutada ei saa. Nii et selles mõttes on ta jälle väga kehv materjal ja veel kord ütlen, et kõik klaasikillud võib ka sinna panna. Nüüd teeme niimoodi. Pange käed niimoodi aplausiks valmis. Kui ma keeran selle prügikasti ringi, kui siit veel midagigi välja kukub, siis saame meie punkti, sest mul ei olnud rohkem klaasi kaasas. Kui siit midagi välja ei kuku, siis saavad nemad juba 4. punkti. Kuulge, nad hakkavad võitma prügihunt. Nii, olete valmis? Pole vaja. No mis te arvate, kas siin sees on midagi või? Tähelepanu, valmis olla ja läks! Muidugi ei olnud. Nii, ma annan sulle selle tagasi. Nii, järgmine prügikast on ohtlikud jäätmed ja tavaliselt tulevad siin vead sisse. Nii, katsun selle siia maha kallata. Nii, prügihundi kätte prügikast. Patareid. Kas suhu panna tohib? Ei tohi. Ja teie arvate, et ma räägin mingit udujuttu, et suhu panna patareid ei tohi. Teate, teie oletegi juba suured ja teie patareid tõenäoliselt suhu ei pane. Aga on olemas ka väga tillukesed kellapatareid. Kas olete näinud selline väike ümmargune? Ja vaadake, kui teil on väiksemad õed ja vennad kodus sellised päris titekesed alles, siis vaadake, et ei jäta nende lähedusse neid ümmargusi patareisid. Nendel on selline tunne, et nad peavad selle kindlasti suhu panema ja siis võib juhtuda, et neelavad alla. Nii et patareid on tegelikult väga ohtlikud. Nii. Siis on siin nüüd nende punaste märkidega purgid. Jaa, õige. Nii, ja siis on siin prügihundi lokitangid. Vahest käib prügihund selliste lokkidega nagu lammas ringi. Nii, ja igasugused juhtmed, puldid. Kõik õige! Nonii, viimane. Mis seis on siis jut? Siin. Nii, segaolmejäätmed. Meil oleks ka ühte punkti vaja prügihunt. No, muidu me oleme nagu kaotajad siin ja nemad on nagu võitjad. Kuidas te niimoodi üldse ei eksinud? Nad on ikka tublid. Meil olid nii head abilised. Jaa, lapsed ütlesid teile ette. Nii, nüüd üks vana katkine pastakas. Prügihunt, see on sinu suss või? Üks vana katkine suss. Katkine mänguasi. Vana hari. Sammi jupp. Oota. Kui te ütlesite, et kassi ei tohi prügikasti panna, miks te siis SpongeBobi panite prügikasti? Käsnakalle panite prügikasti? Öelge, kas see on käsnakalle või see on svamm? Nad on nende poolt. Mina mõtlesin, et te raatsite meile kas või 1 punkti anda. Ei, muidugi see on svamm ja läheb siia prügikasti. No nii, ja 6 punkt läks meie austatud külalistele. Aplaus! No nii, ma räägin teile nüüd, tegelikult ega siin midagi keerulist ei olnud. Ma saan aru, et teie kodus ka juba sorteerite, jah? Ikka, muidugi. Ja, kas on kuus või järsku teil on veel mingi asi, mida te eraldi panete? Ei ole? Ja. No kuus see on juba väga hästi. Ja teate, ega kodudes ei pea ju olema kõik prügikastid. Mõned asjad võivad koguda näiteks kotti, eks ju. Ja näiteks maal vanaema juures osad sellised biojäätmed lähevad komposti kuhjadesse. Kas te teate, mis komposti hunnik on või? Ja, et võib sinna ka panna, et sellised asjad on ka olemas, eks ju. Nii et kõikide asjade jaoks ei pea olema sellised kastid, nagu minul siin täna kaasas on. Aga nüüd ma räägin teile ühe asja. Vaadake, see, et meil on kõhud täis ja et meil on toas soe ja et meil on valgus majas ja et meil on puhas vesi kraanis, me kogu sealt võtame looduselt ära asju. Me peaksime midagi ka vastu andma. No näiteks ma küsin, kas teil kodus mõni vihik või raamat või joonistuspaber on? Ja on. Ja tänu sellele on maha saetud mõni puu. Aga nüüd palun tõstke käsi, kes on mõne puu istutanud. Tubli! Teie olete istutanud? Nii paljud. Olete istutanud? Mina vist ei ole. Potitaime. Mõni õunapuu.
ei ole või? Olgu, te jõuate veel istutada, aga need, kes tõstsid käed, laske käed alla, te olete juba jube tublid ja õpetajad ja kasvatajad ja kes iganes siin täiskasvanud inimesed on, teile ma ütlen, et tegelikult korraldatakse ka metsaistutusi ja see on väga-väga vahva, sest mõelge, need samad väikesed tegelased, kes praegu siin istuvad 50 või 60 aasta pärast saavad sinna metsa minna jalutama, mille nad näiteks sellel aastal istutavad. Nii et kindlasti tuleb elu jooksul istutada mõni puu. Aga veel kord me teeme hästi tugeva aplausi meie külalistele. Aitäh. Te olite tublid eeskujud meile, aitäh. Ja ma saan aru, et me tahame vist teha ühe ühise pildi ka. Oli selline lugu, et oodake, ärge veel siit saalist ära minge, kas meil tuleb selline ühine pilt. Ja me tuleme sinna laste juurde ja sina siit poolt teed pildi. Ja teie istuge seal, see kaameramees tuleb siia kõrgele ja siis saab siit teha pildi. Aga et see asi nüüd korralikult lõpetada, siis prügihunt, teeme prügihundile ka tugeva aplausi. Ja loodetavasti jõuab see prügihunt ka ühel ilusal hetkel teie lasteaeda või kooli. Nii, ma vaatan, kas meid pannakse kuskile ilusti paika. Tehke teie juba niimoodi näoga, niimoodi, sest kohe tuleb teha naeru nägu ette. Hihihi. Ja. Kuidas te meid panete, et kõik oleks näha? Laste ette lähme tähtsa näoga. Tulge teie ka, meie külalised ka. Tule. Sa oled kohe laste? Ma ei tea, peaasi, et sa meie selja taha ei jääks. Mina võin siin kükitada vist, ma arvan. Vaata. Näoga sinna poole. Prügihunt sul jääb ainult tagumit praegu pildi peale. Nii, vaatame, kas me saame sellise pildi tehtud. Ja kui ma ütlen 1, 2, 3, tuleb öelda ihihi. Kas olete valmis? Ma ei kuulnud, kas olete valmis? Ära karju. Kohe ma ütlen 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja nüüd, kui ma ütlen 1, 2, 3, tuleb uhuhuu ja kõik lehvitavad ühe käega. 1, 2, 3. Ja nüüd, kui ma ütlen 1, 2, 3, lehvitate mõlema käega ja ütlete ohohoo. 1, 2, 3. Aitäh. Aitäh teile, aitäh lapsed, te olete super tublid, sest teie juba mõtlete looduse peale ja aitäh ka kõikidele juhendajatele. Te olete täpselt samamoodi super tublid. Mis edasi saab, räägib meie päevajuht. Teeme veel ühe suure aplausi meie rohesõber Riinale, prügihundile. Tublid, näeme pärast uuesti. Kas teile meeldis? Väga tore, mulle meeldis ka. Usun, et peale sellist põnevat, lahedat mängu on nüüd teil prügi sorteerimine selge ja saate kodus oma vanematele ka rääkida, millisesse prügikasti millist prügi panna. Aga nüüd, ma arvan, te olete juba siin pikalt istunud, on õige aeg minna õue, aga enne kui me lähme õue, palun ärge unustage oma joped ja kaasa haarata kõik asjad, mis teil siin on, sellepärast siia te tagasi ei tule. Ja ma kohe ütlen, mis me siis õues teeme. Teid ootavad seal Kuusakosk, MTÜ Lilleküla vabatahtlik pääste ja kiirabi, et näidata, kuidas nad oma tööd teevad. Ja samuti tervitab teid seal politsei ja nagu ma enne mainisin, siis ootab teid seal magus üllatus ja see üllatus on jäätis ja väga õige. Aga nüüd palun siis vaikselt tõuske püsti ja jälgige vabatahtlikud kollastes vestides, sest nemad juhatavad teid õue. Läbi garderoobi lähme õue.